Tere ilusat kolmapäeva õhtut. Täna siis live ja nagu te pealkirjast nägite, et tegu saab olema toitumiskava tutvustusega. Ühesõnaga täna siis kokkuvõttev video, mis asi on erikorgu.ee toitumisprogramm. See on väga laiahaardeline programm, sellepärast et nii see algusest peale ongi mõeldud, et me saaks selle ühe asjaga võimalikult paljusid inimesi aidata. Kindlasti on inimesed, kellel on võib-olla mõni terviserike või spetsiifiline vajadus teistsuguse väga konkreetse toitumise järgi, siis kirjutategi mulle ja küsite ja siis ma saan teile vastata, kas jah või ei. Aga üldiselt praegu siis räägin sellest kõigest, kellele see sobib. Ma olen siia endale natukene märkmeid ka teinud, ma siis vahepeal kiikan siia ja siis kiikan jälle siia tagasi. Nii et ühesõnaga, kaaluteemad, nii-öelda siis, kaalu langetajad, kaalu tõstjad kui ka kaalu hoidjad tegelikult, aga tavaliselt kaalu hoidjaks saavad need inimesed, kellel on alguses siis üks eesmärk ära saavutatud, ehk siis kas siis langetada oma kaalu mingi protsent kehakaalust või siis tõsta oma kehakaalu. Kindlasti saavad abi ka inimesed, kellel on üleüldiselt tervise, ütleme niimoodi, halvast toitumisest põhjustatud terviseprobleemid. Jällegi oleneb probleemist, aga meil on siin väga palju kirju, kes inimesed käivad arsti juures, enesetunne, kõik nii-öelda isegi vaimne enesetunne, ehk siis, kuidas ma ütlen, meeleolud lähevad paremaks tänu toitumisel, sellest kõigest siis tegelikult tervislik toitumine aitab selle kõigile kaasa, sest tegelikult need samad toitaine, mis seal on, need on ju tegelikult kütuseks, sellele õige kütus, mis siis aitab teil ennast paremini tunda. Saavad veel abi tulevased emad, ehk siis naised, kes on rasedad ja värsked emad, ehk siis imetavad emad, kes siis rinnaga toidavad veel. Ja kaalu langetajatest räägime siis kõigepealt, sest tegelikult neid inimesi on kõige rohkem. Ja keskmiselt kaotab iga kaalu langetaja umbes kilo nädalas, kui ta alustab. Ja ma ütleks, et 3 kuu peale, vähemalt nii palju, kui ma programmi statistikast näen, on siis näitaja selline, et keskmiselt kaotab inimene sellise 2-3 kuu jooksul, kuni 3 kuu jooksul umbes 10% oma alguskehakaalust. Ja see number, paljud inimesed küsivad mu käest, et mina tean kedagi, kes kaotas rohkem või tegelikult on nii, et inimene, kellel on rohkem kaotada, kaotabki rohkem. Inimene, kellel on vähem kaotada, kaotabki vähem. Näiteks inimene, kelle kaal on näiteks 72 kilo, kaotab siis 3 kuuga keskmiselt 7,2 kilo. See võib olla nüüd nõksa suurem, nõksa väiksem. Jällegi inimene, kes kaalub näiteks 105 kilo, kaotab siis 10,5 kilo umbes. Jällegi natuke vähem, natuke rohkem, olenevad siis täpselt sellest, kui hästi ta seda programmi järgib ja kui hästi see on kooskõlas temaga. Ja kui teil on programmi järgimisel alati mingisuguseid küsimusi tekib, te ei pea ise pusima. Mõni inimene kirjutab mulle, et on mõnda aega juba selle probleemiga olnud. Tulge pöörduge minu poole ja vaatame koos sellele probleemile otsa ja siis me saame selle lahenduse, sest mõnikord mul on siin ühe naisterahvaga oli pikem vestlus ja tegelikult selle tulemusena me proovisime, mul oli täiesti juhe koos juba, et ma ei saanudki aru, mis toimub ja lõpuks tuli tegelikult selline asi välja, et tema kaaluseisakut tegelikult põhjustab magamatus ja nii see kahjuks on ka. Ehk siis kui te väga uni on katkendlik halva kvaliteediga, siis see kaal ei pruugi tegelikult langeda. Mõnel inimesed jällegi selle tulemusena langeb ta liiga palju, mis ei ole ka hea. Aga ühesõnaga, kui te olete hädas, olete te liitunud, plaanite liituda, see infomail ja see Facebook siin ja mina siin olen selleks, et teid aidata. Palun kirjutage. Need kirju on juba niigi palju, aga ma saan hakkama, kirjutage veel ja ei ole probleemi. Et see harjutamine teeb ainult meistriks. Nii, nüüd inimesed, kes tahavad kaalu tõsta, neid on ka tegelikult omajagu vähe, aga siiski. Neid kirju tegelikult just täna sain kaks kirja, eile tuli ka paar kirja. Selleks, et kaalu tõsta, on samuti vaja tervislikult toituda ja süüa suuremaid koguseid ja pahatihti, või mis pahatihti, tihti peavad need kogused olema isegi suuremad, kui te arvata oskate. Et kui süüakse ebatervislikku toitu, mõeldakse palju kaloreid, see ei ole korralik ehitusmaterjal kehale. Ma ütlen kohe, inimene, kes tahab kaalu tõsta, peab seda samuti tervisliku toiduga tegema. Te ei taha süüa ennast ebatervislikust toidust mingit mõttetut rasvkudet. Trenn ja õige toitumine, see on see, mille abil te tõstate kvaliteetselt oma kehakaalu. Ja sellele te tegelikult peaksitegi nii-öelda siis tähelepanu keskenduma ja see on säilitatav. Šokolaadi ja pannkookide igasuguste valmis toitude söömine, et seal on palju kaloreid, suhkurt ja transrasvasid, see ei ole õige tee. Terviserikked tulevad kas saledatel inimestel, nii et ma ei soovitaks kindlasti seda teed pidi minna, kui keegi praegu siin vaatab ja on kaalu tõstmisega natukene hädas. Nii.
Ja siis, kui on see ideaalkaalu säilitatud, siis ma alati soovitan inimestel natukene veel programmis püsida. Ehk siis, kui te olete saavutanud selline 1-2 kuud umbes, et ei tekiks seda jojo efekti, et minnakse vanade harjumuste juurde tagasi. Kui teie liitumine lõpeb ära, sellest ei ole midagi, kindlasti teil on paljud toidud meeles, võib-olla üles kirjutatud, välja prinditud, järgige seda. See programm on tegelikult selleks, et te saaksite algust teha uue elustiiliga, uue toitumisstiiliga. See ei ole selleks, et te saavutate oma ideaali ära ja siis te lähete lihtsalt vanade harjumuste juurde tagasi. Siis kahjuks tulevad ka vanad kilod, vanad mured, kõik need asjad tulevad tagasi ja olen täna juba nüüdseks 2 inimesega vestelnud, kes on seda teed pidi läinud ja nüüd nad siis jällegi tulevad tagasi selle kõige hea ja õige juurde ja mul on selle üle ainult hea meel, aga see jällegi näitab seda, et see mis teile tulemused tõi, selle juures te peate püsima, et see tulemus ka säiliks, mingit vastupidist asja pole. Kui te lihtsalt muudate seal, ütleme, toiduaineid hakkate muutma, sellest ei ole midagi, aga kui te hakkate drastiliselt neid muutma, ehk siis lähete, ma ei tea, ma ei oskagi öelda, kartuli pealt makaroni peale näiteks üle, see on juba halb lüke, või siis te lähete näiteks, kui teie toidukogus, ütleme, kogu kaal on näiteks pool kilo ja te lähete näiteks 750 või siis 800 grammi peale, ehk siis te sööte oluliselt rohkem, siis see on ka halb lüke, seega kaalu säilitamiseks, peale seda, kui te olete oma eesmärgi saavutanud, olgu see siis kas või, kui te olete tahtnud oma kaalu tõsta 5 kilo, siis ka selleks sobib see ideaalselt. Rääkides nüüd siis kõikidele tulevastele emmedele, teile sobib see programm selleks, et te saaksite kõik oma vajalikud toitained kätte, et te saaksite need omakorda anda edasi oma lapsele. Et temal oleks kõik hea ja parem vajalik olemas ja need meeletud isud, millest ma siin kuulnud olen ja ma kujutan ette, et mõnikord tõesti on vaja süüa terve see tünn jäätist või pakk krõpse või midagi ära, aga aeg-ajalt, aga need isud tulevad tegelikult sellepärast, et te ei toitu korralikult. Kui te hakkate toituma korralikult, siis need isud lähevad väiksemaks ja aeg-ajalt, kui te kaldute sellest kõrvale, ehk siis te sööte seda ebavajalikku, ebatervislikku toitu, siis sellest ei ole midagi, seda juhtub 2 korda nädalas, aga kui seda juhtub iga päev, siis te olete selle suhkrurongi peal ja see ei ole hea ja tuleb neid kilosid meeletult palju ja mis veel hullem, see nii-öelda, mida te oma kehasse panete, see tegelikult ei mõju teile, see ei mõju lapsele, see ei ole hea ühesõnaga. Ja miks ma seda nii kindlalt kõike siin väita saan, sellepärast, et kui me räägime siis rasedatest ja imetavatest emadest, siis minu toitumisprogramm on heaks kiidetud ja kooskõlastatud Ämmaemandate Liidu poolt ja need naised teavad väga hästi, mida nad teevad ja neile meeldis see, mis nad nägid ja nemad ütlesid oma jahi sellega, seega julgelt võite siis selle programmiga edasi minna, teades, et te saate kõik hea ja parema ja vajaliku nii endale kui ka oma lapsele. Ja siis, kui laps on sündinud, siis te ju toidate oma last rinnaga eeldatavasti ja sel juhul jällegi te toitute tervislikult, te saate oma lisakilodest lahti või siis panete piduri peale, kui need on juhuslikult väga palju tulnud, aga see muidugi ei ole primaarne. Primaarne on see, et te saate anda jällegi oma lapsele kvaliteetset rikkalikku toitu oma rinnapiima siis. Ja kindlasti, kui nende kilodega on vaja hakata tegelema, siis jällegi tasapisi see kaal langeb, sest programm võtab arvesse ka seda. Nii et, jah. Ja kuidas siis toitumiskava toimib? Paljud just sain selle küsimuse, ma ei ole jõudnud sellele veel vastata. See küsimus sellele küsimus vist sai vastatud. Et see küsimus oli mul siin samas Facebookis, postkastis. Ja toitumiskava, ma siin väga detailidesse ei lähe, aga kõik tugineb teadusel, nii et te olete selles suhtes kindlates kätes, et ma lähtun sellest, mis on kõik teaduslikult paika pandud. Ehk siis me kasutame sellest ühte valemit, millega siis määrata kindlaks teie kaloraaž ja siis sinna otsa tuleb see, kus te saate määrata oma aktiivsuse taset, ehk siis vastavalt sellele hakkame ja muidugi see algne valem muutub ka siis, kui te märgite ära, et te olete kas siis rase või siis imetav ema. Ja kindlasti vanemad inimesed saavad ka jällegi sobivamad kogused endale, sellepärast et võtame arvesse seda, kui teie vanus on üle keskea kõvasti, ehk siis liikumist on tõenäoliselt natuke vähem, toitainete nii makro kui ka mikro ehk siis vitamiini mineraalid, nende oma tõesti tõenäoliselt püsib, aga toidukoguste vajadus järelikult nii suur pole, ainevahetus on aeglastunud, lihasmass on natukene kindlasti kaduma läinud, liikumine on väiksem, see tähendab seda, et ei saa nii palju süüa, kui te sõite näiteks 35 või 40 aastaselt, kui te olete näiteks 50-ndates.
ja noh, te vastate sellele, kui te olete väga aktiivne, siis on muidugi teised lood. Aga ma räägin siinkohal nendest inimestest, kellega ma olen tutvunud, kellega me oleme kohtunud edukate lõunasöögil või õhtusöögil või hommikusöögil, nii et võtame ka seda arvesse. Ja nagu ma ütlesin, kõik see tugineb teadusel, see üks väikene nõks, mis sinna sisse on pandud, see on siis tegelikult tugineb minu kogemustel, mida on siis nüüdseks juba pea 13 aastat, aga muidugi need kogemused jällegi tuginevad samuti teadusel. Nii et kui te aktiivsuse taset muudate, siis te saate, ütleme, et teil on toitu liiga palju, siis te panete selle aktiivsuse taset natukene vähemaks, seda saad oma profiili lehelt muuta. Kui toitu on liiga vähe, siis tõstad aktiivsuse taset kõrgemaks ja siis muutuvad vastavalt sellele toidukogused. Nii et siin ka väga tõsiselt treenivad inimesed, ma ei tea, ma tahaks ennast ka selleks pidada, et siis sobib selles mõttes ideaalselt ka mulle ja siinkohal ma olen tagasisidet saanud inimestelt, kes teevad igasugu erinevaid spordialasid. Ja absoluutselt tegelikult kõik saavad sellest kätte. Võib-olla peab natukene seal midagi muutma, aga selleks te kirjutategi mulle ja siis ma saan öelda, kust ja kuidas ja mida te tegelikult muuta võiksite, et siis teha natukene kohandada see veel endale sobivamaks. Ütleme siis nii. Toitumiskava toidud, neid kiidetakse pidevalt kogu aeg, sellepärast et tegelikult mul on ju kokataust, kõik retseptid on koostatud 100% minu poolt. Tänu sellele siis, et mul seda kokavaistu on ja tean ka tervislikust toitumisest nii-öelda teaduslikust taustast ja seega olen pannud kokku kõik toiduained täpselt nii, nagu nad tegelikult olla võiksid. Ehk siis seda, mida küpsetada vaja, seda me küpsetame, seda, mida pole vaja küpsetada, seda me ei küpseta. Ja nii sa saadki kõige rikkalikuma toidu. Ehk siis, kui sa lähed ostad toitu ja sa teed selle minu retsepti järgi valmis, siis sa saad sellest toidust kõige suuremat väärtust. Nii et kui me võtame siin mingisuguse juurvilja või asja on ju ja ma retseptis kirjutan, et seda ei ole vaja küpsetada, siis ma soovitaks seda tõesti mitte küpsetada, sellepärast et nii sa saad lihtsalt rohkem väärtust, sellepärast et kui sa võtad selle toiduaine ja sa küpsetad selle kõik läbi või sa ei küpseta seda läbi, on ju, see ei jää maitsev, see toitained ei ole seal ka päris nii, nagu nad peaksid olema, siis see toit nii-öelda sa ei saa täie raha eest väärtust, sa oled ostad 20 € eest toitu näiteks ja väärtust sa saad sealt võib-olla, ma ei tea, 15 € eest, kui sul läheb kõht tühjaks või siis sa ei saa neid toitained seal kätte ja pead näiteks mingit vitamiini võtma. Ja toidud, ma olen arvestanud ka sellega, et toidud peavad olema lihtsad ja kiiresti valmistatavad, mida ma ühes tulevas laivis kindlasti veel näitan, kuidas võimalikult efektiivselt kava järgida, et see oleks veel lihtsam, kui sa näiteks praegu seda teed, igal juhul ma näitan, kuidas mina seda teen. Ja keskmiselt valmib siis toit 15 minutiga, nii et ei pea kartma sellist meeletut pikka kokkamist ja selle arvelt, ütleme niimoodi, see 15 minutit, mis sa valmistad, mõtle selle peale, kui palju sa tegelikult kulutaksid aega selle peale, et sa pead mõtlema, mida sa sööd. Teiseks, sa pead mõtlema, kui palju sa seda sööma pead ja minu arust see kõik kokku võtab oluliselt rohkem kui 15 minutit aega, aga kui sa lihtsalt vaatad, aha, seal see on või siis sa natuke valid toitu, on ju, ja siis sa teed selle järgi, saad palju kiiremini, nii et mugavus on ka kindlasti oluline faktor. Ja siis paljud inimesed, kes jällegi tulevad küsima, on see, et kuidas, mis see toitumiskava täpselt sisaldab. Siinkohal ma ütleksin selle kohe ära, et kõige parema vastuse te saate siis, kui te lähete kodulehele ja võtate selle tasuta 3-päevase liitumise. Mitte mingit kohustust pole. Te saate absoluutselt kõigele saate ligi, te saate vaadata kõik retseptid üle, kohandada, proovida, vaadata, mis juhtub selle 3 päevaga, kui te tublisti ilusti kõike järgite, on ju, kõik aktiivsuse tase, kõik läks õigesti paika, siis selle 3 päevaga kaotad sa juba tegelikult 1 kilo, mis ma arvan, et on tegelikult suurepärane tulemus ju. Ja mõned inimesed on isegi rohkem kaotanud, aga mingi 1,5 kuni 2 kilo. Aga reaalselt 1 kilo on võimalik kaotada ja kui sulle meeldib, siis sa võid jätkata ja kui sulle midagi ei sobinud, siis sul ei ole mitte mingit kohustust, keegi ei ole sinu peale kuri, absoluutselt mitte midagi negatiivset ei ole, me oleme ikkagi positiivsed edasi ja kui sul ei sobinud, siis lihtsalt loodetavasti sa kuskilt saad seda, mis sulle sobib, aga hea meelega tahaksin olla mina see inimene, kes sind aitab. Seega, kui te teete kas või selle 3-päevase liitumise ja teil tekib küsimus, siis küsige julgesti, sest mõnikord inimesed tõesti tulevad küsima väga erilisi küsimusi ja me leiame ka sellele tegelikult lahenduse. Nii. Mis ma siin veel olen?
mis ma siin veel olen kirja pannud siis? Jah. Ja muidugi sellest tahaksin ka rääkida, et see, mida ma pakun, ei ole dieet. See on see, millega te tegelikult võiksite jätkata kuni elu lõpuni, kui siin juhuslikult ei toimu mingisuguseid meeletuid drastilisi muutusi toitumisteaduses, toitumismaailmas, siis ma usun, et see asi jääb tegelikult püsima ja võiks püsida elu lõpuni. Vähemalt mingid põhitõed, mis te siit kätte saate, lemmiktoidud, meil on üle 350 retsepti. Ei ole vaja, ma arvan, mingi muu asja juurde tagasi minna. Aeg-ajalt, kui vanad lemmikud ikka pähe tulevad, siis võite neid natukene süüa, on ju, aga üldiselt me kindlasti see ei ole dieet, mida paljud inimesed arvavad, on ju. Ja see tähendab ka seda, miks ma seda räägin, et kui inimene tuleb, ütleb näiteks pereema, pereisa tuleb, on ju, naine, mees, ja siis ütleb, et ta tahaks oma elukaaslase või pereliikmed ka sinna lisada, aga nemad ei taha kaalu langetada. Sa ei pea selle pärast muretsema. Sa lisad oma pereliikmed sinna täpselt samamoodi sisse. Igaüks paneb siis oma eesmärgi sinna sisse. Igaüks kogu sellest portsust, mis sa sealt valmis teed, me ütleme täpselt, kui palju sööb siis Mari, kui palju sööb Mait, kes on siis mees ja naine, ja siis Miku ja Kati või Julia, kes iganes tütar, et kui palju nemad sealt sööma peaksid, on ju. Me ütleme selle ka täpselt ära ja nad ei pea kaalu langetama ja kui nende kaal hakkab langema, aga kõht on täis, enesetunne on hea, siis las ta langeb, järelikult pidigi natukene langema. Kui ta mingil põhjusel ei tohiks langeda, siis nagu ma ütlesin, saab aktiivsustaset muutes tõsta siis seda toidukogust ja siis kaal hakkab tõusma, jääb samaks ja ongi kõik lihtne. Et see ei ole dieet, see on tegelikult toitumine, kus ma olen mõelnud, et see sobiks tervele perele. Ja mida siis programm veel teeb ja ma tahaksin siinkohal rõhutada seda, et toituda, mõnikord mõni inimene kirjutab, et ta ei söö seda või teist toitu, tal ei maitse see, mis on ka arusaadav selles mõttes, et nagu nii ekspertiks ma ennast kindlasti ei pea, et ma koostan 350 retsepti ja kõik maitsevad. Kõik retseptid maitsevad teile. Kindlasti nii see ei ole. Seega hinnake oma toitu palun ja kui te hindate seda toitu kõrgemalt, siis see toit esineb sagedamini sinu menüüs, kui sa ise juhuslikult oma menüüd ei koosta. Ja kui te hindate madalamalt toitu, väga madalalt näiteks, siis tegelikult see toit enam ei esine üldse toitumiskavas või siis esineb väga harva. Oleneb, kui madalalt sa seda toitu hindad. Ja siinkohal tundke ennast täiesti vabalt. Hinnake seda toitu täiesti selle järgi, kuidas teile maitseb. Ja tooksin siis välja eelised toitumiskava ees. Ja eelised on siis, ma ei tea, ma ei hakka siin kellegist konkurentidest nimeliselt rääkima, aga ma ütlen siis veel kord need eelised üle. Ehk siis toitumiskava tegelikult toimib 100% sellele, kui sinu soov on kaalu langetada, kaalu tõsta, kaalu säilitada. Olenevad siis sellest, kas sa tahad praegust kaalu säilitada või sa tahad hakata säilitama siis seda, mis tulemuse sa oled saavutanud. Sobib rasedale, sobib imetavale emale, sobib vanematele inimestele ja üleüldse sobib inimestele, kes ei taha jätkuvalt selle peale mõelda, mida ma täna söön või mida ma homme söön või mida ma terve see nädal söön või kuidas ma planeerin. Ma anname kaasa ostunimekirja, ehk siis toidu raiskamine tegelikult jääb ka ära, sest kui sa planeerid selle minu programmi järgi oma toitumise, siis tegelikult ei lähe mitte midagi raisku, midagi ei tohiks üle ka jääda, kui sa korralikult kõik toidud ära sööd. Muidugi ma saan aru aega, et minnakse kuhugile välja sööma, siis võib-olla midagi seal jääb üle, on ju, aga samas sa võid selle tegelikult toidu ikkagi ju ära teha. Või siis sügavkülma panna. Ja järgime kindlasti sinu eelistusi, ehk siis kui me nüüd hakkame võrdlema nende kavadega, mida tehakse käsitsi, siis tegelikult seal kogu see protsess on tegelikult meeletult aeglane, aga siin sa saad väga kiiresti toitu hinnates, sa saad toitu siis niimoodi panna, et see tuleb sagedamini või see tuleb harvemini, sa saad valida väga palju toite ja kindlasti see, mis on veel väga positiivne, on see, et sa saad toiduaineid, mis sulle ei maitse, sa saad need välja vahetada nende vastu, mis sulle maitsevad. Ja kui keegi arvab, et minu toitumiskava järgides peab hakkama nii-öelda pisikesi portse sööma, siis ma ütleksin, et siinkohal võib-olla te natukene eksite. Ja kui te sellele toitumiskavale pilgu peale viskate, siis te näete, et tegelikult te saate süüa mõnusalt suuri koguseid, aga ometigi te saavutate selle läbi parema enesetunde ja parema või mitte parema, vaid siis selle kaalu, mida te soovite. Ja viimase asja, mis ma tooksin välja, et
ma isiklikult vastan kõikidele teie küsimustele, kui te olete liitunud, kui teil tekib küsimusi, kui teil tekib enne liitumist küsimusi, siis mina saan teid isiklikult nõustada, kui te olete siis minu programmiga liitunud. Või siis te mõtlete selle peale või siis mis iganes küsimusi teil tekib.